Igaüks läheb läbi elu soojamaise hädaoru. Astub vastu saatusele, vastu oma saatusele, toogu see mis tahes. Alistudes võtab vaevad õlgadele kokkudena kanda. Lapsepõlve jätab maha lapsepõlve rõõmurikkad ajad. Selja taha kodukandi kuldsed paigad, mälestuste mäeled. Kallid kaimud, kurvad varjud jäävad kallid kusagile ootma. Vanikud punume kallile, armsale Stalini pildile. Lauludki laseme kõlada suurele juhile, sõbrale, kes meie elu on ehitanud, kes meie päevad on parandanud, iluaega, kes alustanud, rõõmupõlve, kes rajanud. Mul ei jää see kiidulaul pähe. Ülehomme on vaja koolis aktusel see joru ette kanda. Ei taha ju õpetajale ka pettumust valmistada. On tein eeskujulik kirjandusõpetaja ja armas klassijuhataja, kes meie elu on ehitanud, kes meie päevad on parandanud. Mu auväärt isa on meie maja ehitanud ja minu kallis ema on kõik minu sokid kudunud ja parandanud. Ma ei saa aru, mis see Jossif siia puutub. No on meil nüüd ikka rõõmupõlv, kui mu vend mineval aastal ära viidi. Istub teine vangis. Ei tea, kas on sooja süüagi saanud. Aga mina pean suure juhi jaoks mingit ülistuslaulu siin õppima. Tere, kallis! Tere, sina, aga me pidime ju homme kultuurimajas peol kokku saama. Kas isa ema ei ole nii kodus? Ei ole. Nad läksid naaberperre. Tädi Liinel sünnipäev. Ta küll ei kutsunud, kes nüüd praegu siis veel sünnipäeva peab, aga... Ongi hea. Tulin et teada. Homme jääb noorte pidu ära. Paidest tuli kuri käsk täna õhtul kella 9 minna vallamajja erakorralisele koosolekule. Miks pidu ära jääb? Ja mis kurjad käsud need niisugused on? Ole ja palun vaikse. Mõni võib meil veel kuulda. Ma ei tohiks üldse sellest teatest rääkida. No kuule, Andres, mis üritus see niisugune on, millest peab vaikima? Vaata, me peame klassivõitlust jätkama, et kodanikest kurnajatest võitu saada. Me peame igal ajal valvsust üles näitama ja... Lõpeta, Andres! Kui meile tuled, jäta poliitika ukse taha. Ütle, mis kodanik kurnaja minu vend oli, et ta mineval suvel vangi mõisteti. Nüüd oleks tal tehnikum lõpetatud ja agronoomi paberid käes. Oleks ehk meie vallas isegi tööd saanud. Aga ei, nüüd istub põllumajandusosakonna juhataja pingil mingi mees, vist kunagi treial olnud, kes ei tea põllumajandusest tuhkagi. Kuule, kallis Helga, juudal ikka oma süüd ka oli. Maakonna nõupidamiselgi räägiti, et tehnikumis on kontrrevolutsioonilised elemendid, mis meie nõukogude elu häbistavad. Nad olevat 24. veebruari öösel koolimaja katusele sinimustvalge lipu üles. No mis siis? Me elame võrdses liiduvabariigis Eestis. Ja pealegi, mis sellel sinimustvalge lipul siis viga on, et ei või teda... Ole palun vait. Siin võidakse sellise suhtumisest vangistada, nagu su vendki. Tahad riigikukutajaks hakata? Võtta aru pähe. Tule meie komsomoli rakuskese juurde. Ja kui su vanemad selle vastu on, võid ilma komsomoli astumata noortetöös kaasa võida. Ei ole minul aega niisuguse punase võimu ürituse jaoks. Ja pealegi on mul väga palju õppida.
näe, homsekski pean sa ühte kiidulaulu pähe õppima. No see on ju sinust tore. Aga kas saame homme koolimaja juures kokku? Tead, Andres, mul on niisugune aimdus, et midagi on teoksin, mis võib meile halba tulla. Mis ma sulle ikka kurdan? Sa oled nagu ära neetud sellest ajast, kui sinna noorte hulka läksid. No ka külas polnud ju noortega tegelenud. Ja mind lausa sunniti. Ja sind lausa sunniti, Andres! Kuidas saab sundida inimest, kui inimene ise ei taha? Vaba mees vabal maal, nagu minu isa ütleb. Aga mis praegu? Meil ei ole isegi sõnavabadust mitte. Kuule, kallis Helga, saame ikka homme koolimaja juures kokku. Jäta see nurumine. Andres, ma soovin, et sa sinna vallamajja enam üldse ei läheks. Ja pealegi, sa võiksid üldse olla niisugune mees, nagu sa varem oli. Palun hoia sellest poliitikast eemale. Võib-olla sinu pärast hoiaksingi. Aga mulle lubati head kohta maakonnalinnas Paides. Paides? Mina niisugust karjääristiredelit küll ei jaksaks kanda. Kui mina keskkooli ära lõpetan, lähen Tallinnasse, et õpetajaks õppida. Mul on ju väga eeskujulik kirjandusõpetaja. Mis ma siin ikka unistan, süda valutab venna pärast. Ja pealegi ei tea ju, kas üldse instituuti mind vastugi võetaks. No sellepärast sa peaksidki meie komsomoli rakukese juurde tulema. Küll siis lõpuks kõik sinu unistused täituvad. Ära minu tänasest siin käimisest ja teatest räägi. On nii? Nägemiseni, kallis. Iluaega, kes alustan. Vanikud punume kallile. Kuramus! Mul on niisugune tunne, nagu hoopis leinalinti punutakse meile ümber. Ei tea, kas ema ja isa tulid? Iluaega, kes alustan orjapõlve, rõõmupõlve, kes rajanud. Kas see julgeolekuvolinik Paides pole veel saabunud? Lubasu kella 8 kohal olla. Ei ole siin ühtegi volinikku ja kõigepealt ikka tere õhtust. Mis sellest terest nüüd? Nagu ta. Ja, oota, mis sul veel oli seal? Nimekirjad, jah? Ei, kus see, ma ei tea, nimekirjad peaksid sinu käes olema. Ei, ma panin siia sahtli, vaata siia sahtlisse, võtame selle nimekirjad välja. Ja ongi hea, me kontrollime need üle, vaatame, kas on kõik korras. Kuule, aga kas sa kutsusid militsionääri siia nõupidamist valvama? Mina sain komstor Andres Vahtra kätte, ta lubas tulla, aga Milits Vinogradov. Tead, see Milits Vinogradov on hommikus saadik purjus. Ja ei tea, kas tast üldse täna asja saab, kas sa need Petseri venelasi ei tunne, ainult Tinakna saab Peeter on need mees. Esimees. Meil on vaja ellu viia tähtis partei ja valitsuse otsus, et kulaklik element ja nõukogude vastased indiviidid saaksid siit eksporteeritud kaugemale. Nii. Ja et meie saaksime takastamatult hakata siin Stalini juhtnööride järgi kulusi korda looma ja keefik talupojad juba ootavad ja meie peame hakkama selle asjaga kiirustama. See kiirustab on nii midagi teada. Nii, jah, oota, aga see ei ole tulnud siis. Kuule, ma lähen ise vaatan. No, kuule, minna vaata. Kuhu tema on jäänud? Oma saab. Kellega me siis siin tööl üldse hakkame, kui need soovärgid ära viiakse?
ei, need ei lähe kuskile ja need ka siit ei lähe kuskile. Kõik tahetakse ära viia. Nii. Ja, tulge siia poole, ja. Istuge siia vaba poole. Või, tervis, et see hea peab tulla sai. Hea peab tulla. Kas komisjon on kohal? Vabandust, et hilinesin. Olin noortele veel ülesandeid jagamas. Mis ülesandeid? Meie siin otsustame, mida teha, mitte teie ei jaga ülesandeid. Alustage seltsimees esimees. Kas kõik on kohal, keda kutsutud on? Kuule, aga Miilits Vinogradov, kes pidi seal vallamaja ees valvet pidama. Kuule, Andres, mine vaata, kus tema on. Jah, las ta läheb. Jah. Teil siin vallas on täielik korralagedus. Valla piiril peeti meie auto kinni ja kontrolliti dokumente. No kes andis sellise korralduse? Vabandust. Mina saatsin 2 ustavat partei liiget sinna, et valla piiridesse kahtlast elementi ei imbuks. Aga oli nendel ikka ümber käe punana lint. Mis lint? Meil on Paidest siia saadetud autotäis relvastatud inimesi, et olukord kontrolli ajal hoida. Teie ärge hiilige kõrvale partei direktiivides ega ärge tegutsege omapäi. Palun vabandust, seltsimees ülem. No kas me siis võime alustada või? Aga kus see Andres siis jäi, ma lähen vaatan. Kuhugi te läheb? Meil, siin on ettevalmistus tähtsaks operatsiooniks. Teate, seltsimees esimees, ma ju helistasin teile hommikul ja rääkisin, kuidas tuleb asju korraldada. Aga teie, teate, see noor nolk ei tohi üldse siin meie nõupidamise juures viibida. Las jääda sinna ooteruumi kuni hommikuni. Võt siis läheb meil teda vaja perede autodele paigutamisel. Nii, kus teil see äraviimise lõplik nimekiri on? Ja, seal on kõik olemas. Kõik on korras. Jah, jaa. Nii. Pulakuid 88 inimest. Jaa. Nõukogude vastaseid elemente 81 inimest. Kokku 169 isikut 57 perest. Aga Väinjärve valla plaan oli ju 175 inimest. Plaan tuleb igal juhul täita. Nii. Võtate ühe suurema pere, vähemalt kus oleks 6 isikut, saaks kõik ühe korraga otsustatud ja ära lõpetatud. Jaa. Oota, meil varu ju on. Oota, ma kohe otsin. Kuule Jaan, mis varu? Sa mõtle ka peaga ka mees. Mis varu sa räägid? Kuule sina, vait. Meie saame juurde panna, näete. Saame ju juurde panna nõukogude vastase elementide lahtrisse. No näiteks see, oot. No näiteks see Kabritsa pere seal Tabajal. No see poiss, see Raul, koolipoiss, oli ju kooliõpikusse Stalini pildi juurde joonistanud piibu ja prillid. Stalin tõmbab. Ära aid sega. Piibu ja prillid, seda ju arutati õppenõukogus. Ja see Eva, see ju oli rääkinud seal poe juures, et Ameerika tuleb varsti Eestile appi. Tähendab, seal kuulatakse Ameerika häält. Nii et, jah. Kui juba üks isik külas on kuulnud, tähendab, on riigivastane ja läheb nimekirja. Kuule, aga Kabritsatel on ju kõik normid täidetud, maksud makstud, lapsed õpivad korralikult. Ma alles poe juures rääkisin, koolidirektor rääkis mulle ju. Sina kuula, Harald, sul pole üldse parteilist mõtlemist. Meie peame selle vastase elemendi siit kiiresti ära saatma, et me saaksime takistamatult õitsvat küla edasi arendada. Sest Keivik talupojast peab ju saama maal peremees, kas sa sellest aru saad? Nii. Jääb siis Kabritsa pere nimekirja. Otsustatud. Tuli surnuks! Olge valvel, vist on bandiidid. Oota, ma jäitsin oma revolvri sinna oma kabineti. Kuhugi te läheb? Pikali. Oi, oota. Seltsimehed, need palun metsavennad, kõik on korras. Mis sa ehmatad? Ega mina, Miilits Vinogradov lasi paugu hulkuva koera pihta, aga ei tabanud. No,
kas ta on siis juba kaineks saanud või? ma ei tea. No, kurat, ma ütlen kohe. Ja mis nüüd saab siis, kus Saarat on? Ma ei saa aru. Mis jutt see on? Kuule, mine vaata, kus Saarat on. Vaatan. See nimekirja. Mis? Soobegil kõik maha tõmmatud. No kes seda on teinud? Hei, Soobergil tuleb uuesti nimekirja panna. Hei, nemad ei lase kuskile. Need tuleb Siberisse saata. Nii. Noh, nüüd on plaan ilusasti täidetud. Nii, aga kuhu see Haaralt siis kadus? Aga järsku läks põgenema. Oli nii kahtlase olekuga ja see on ta selle operatsiooni eest vastutav isik. Seltsimees esimest kodus ei olnud, ka tema naist mitte. Julgeolekuvolinik veendus oma silmaga. No mis on, siis Haarat teeb küll endale ja kogu vallale niisuguse häbipleki, niimoodi ära põgeneda. No võib-olla oligi tal alguses juba selline plaan. Mäletad, sellepärast ta siin venitas nii palju nende nimekirjadega. Ka võimalik. Ja, no mis sa räägid või tema läks minema, oodaku ta. Nii. Jaan. Jah. Kas on tõsi, et hakatakse homme küüditama? Ei, Normes. Ütleme ilusamini. Mitte küüditama, vaid eraldama meie korrale kahtlane element ja saata need siit kaugele maale ümberkasvamiseks. Vaat nii tuleb öelda. Kas Soobergi pere on ka selles nimekirjas? Kas ka Helga? Ma ei või sulle seda öelda. See on riiklik saladus. Palun ütle, Jaan. See on ju mõne tunni pärast asjaosalistele teada. Mu süda nii valutab Helga pärast. Mis tast niimoodi saab? Ta on ju alles õpilane. Praegu ta õpib kodus luuletust isakest Stalinist. Aga mis mina selle eest saan? Hakkad meile inimesi koloosi agiteerima. Oled nõus? Noh? Kui seda vaja läheb. Kindlasti, sest siin on inimesed poliitiliselt tumedad ja kasvatamata. Ja neid tuleb valgustada. Ja võt sina oled selleks tööks väga õige seltsimees. Kas Helga on siis nimekirjas? Jah on. Terve pere on. Aga sellest ei pea sa mitte kellelegi hingama. Saad aru? Jaa. Selge. Nii. No sabotaaž, no täielik korralagedus. Mis on? Ma pean oma noorte juurde minema. Kuhugi te läheb? Kõrvaltuppa. Ja jääte sinna. Ma panin teie selle miiritsa välja magama, purjus teine. Nii, seltsimees Marton, siin on teile võti. Panete selle noormehe sinna luku taha. Ega tal relva ei ole? Ei ole, tal pole relva lubagi. Jah, no, lähme. Ja teie vastutate oma peaga, et ta ei pääseks külasse küüditamisest teatama. Olge rahulik, ma täidan selle käsu. Lähme. Kõik siin vallas on korraldamata. Pean Paides sellistama. Hallo, siin Maar Murro, olen Väinäre vallas. Kannan ette, et olukord on lõpuks kontrolli all. Täitevkomitee esimees Põld on põgenenud, arvatavasti on reetud. Andke kohe välja arreteerimiskäsk ja hakake teda igalt poolt otsima. Otsustasin, et alustan siin vallas kell 4 kella 6 asemel. Siin on seda vastalist nii palju, et saatke siia täiendav abijõudusid veel ja koos ohvitseriga. Parool on Privoi. Nii, kas küüdimehed ja hobused on valmis? Ja, eile oli nendega nõupidamine. Hobused ja reed on kõik korras ja sõidu valmis. Ega te neile ometi operatsioonist ei teatanud?
kuidas me teid seal nõupidamise lõpetasime? Ei, seltsimees esimees, ei. Nemad teavad, et me läheme varumispunkti Siimni vilja vedama, aga seltsimees ülemus, probleem on selles, et nemad teavad, et kella 6 tuleb koguneda. No nii, siis organiseerite 2 hobusemeest koos saanidega. Võtame meie operatiivrühma 2 veoautot ka, siis saab asi korda. Ei ole vaja nendele teistele hobusemeestele ega küüditajatele midagi teatada. Nii, jääte siia valvama, ma lähen vaatan, kas mu mehed magavad. Jah, saab tehtud. Et nii väsinud juba. Mis see kell peaks olema? Oi, kell on juba 12 läbi. Algab uus päev, see otsustav märtsipäev, mil me saadame siit endi keskelt minema poliitilises aasta, et saame vabalt hakata koloose organiseerima. Aga miks peavad kõik poliitilised ülestõusud ja revolutsioonid öösel algab? Kas sellel on ka mingisugune seaduspärasus? Ma ei tea. Kurat, jälle see koer ulub. Vinogradov oleks võinud ta kuradi maha kõmmutada. Ma tahan magada. Seltsimees Parturg, ärgake, kell on 3:30. Mis? Kell on 3:30 juba. Juba? Jah. Oodake, ma kohe. Nii, hakkab peale. Ühele on üksi antud koorem raske, et ei jaksa kanda. Teisele on tehtud tee otse põrgu palavasse piina. Kolmandale kannatusi kahetsedes kamaluga kanda. Солдата со мной! От руки в караул! Отряд! Именем закона! Аваке! Oi jumal, mis te olete niisugused? Mida te tahate? Te ajate kõik maast ülesse. Jaa, kõiki ongi vaja üles ajada, sest te peate kuulama tähtsad erikomisjoni otsust. Missuguse erikomisjoni? Siin juba sinusugune küsimusi ei esita. Вы должны слушать решение спецкомиссии. Докладывай. Nii, kuulake, perekond Soober. Vastavalt Eesti NSV-ministri nõukogu otsusele 14. märtsist 1949 on Veski talu elavad perekonna Soobergi liikmed. Joon Soober, Maria Soober, Linda Soober, Helga Soober mõistetud ümberasumisele NSV Liidu idapiirkonda vastavalt erikomisjoni poolt koostatud süüdistusmaterjalile kui kolaklik element, kes takistavad nõukogude ülesehitustööd. Allkirjad. On teile otsuse sisu selge? Sisu on selge.
aga põhjus küll selge ei ole. Näe. Rahu, ema. Ära hakka vaidlema. Teed veel asja hullemaks. nii, nüüd saadetakse kõik Soobergid Siberisse ja sina, Maria, enam Eestimaad iialgi ei näe. Issand jumal, aga meil on ju loomad, no kuhu need jäävad? Küll tuleb teine inimene siia. Oleks nüüd isagi kodus. Где этот Johan Soberg? Kus Johan Soberg on ja Ega Soberg? Kus Juhan on? Minu mees läks hobusega Esna jaama. Ta läks Helgat rongi peale viima. Ta peab täna olema Paides, seal on aktus ja ta peab aktusel lugema. Aga ta tuleb kohe tagasi. Ta on varsti kodus. Что она говорит? On na Esna ехали, скоро будет. Весна? Да. Так, передай им, чтоб носили упаковку вещей. На это дадут им 1 час. И еще приказываю взять одного солдата и немедленно заехать за Йохан Собергом и привезти его сюда. За выполнение приказа отвечает парторг. Да, действуйте. Nii, sina, Partor, võtad ühe sõduri ja tood Juhan Sobergi kohe siia. Ja nüüd kuulake ära viidavad. Teil on aega 1 tund asju pakkida. 1 tund? Kaasa võite võtta nii palju toidumoone ja riided, kui suudate. Aga sina, vinogradov, vastutad isiklikult oma peaga, et kõik Soobergid oleksid kella 6 vallamaa juures. On selge? Nii, paidim. Sa vana tõkk. Või tema ütleb, et mina ei näe iialgi enam Eestimaad. Rahu, ema. Mis me siis kaasa võtame? Ma ei tea, tütrekene, ma ei tea. Lähme vaatame, mis me sealt saame. See on Helmi oma. Spordivõistlustel saadud. Спортивный кубок? Jah. Понятно. Ära nüüd rõgi, see on minu tänu, ma teen, mis tahan. Mina olen selle tänu perimees siin. Jumal, tänatud, et sa tagasi oled. Et sa elus oled veel. Kas õde sai rongile? Jah, sai. Tead, oleme siin 25 aastat ja enam oma talus rõganud, aga niisugust au pole veel mul olnud, et sõdurid mind koju saadavad. Mis seda rääb? Vinogradov, sina siin. Kuule, ütle mulle, mis asja see üldse tähendab? Õue on soldatid täis, tuba on soldatid täis. Mis siin toimub üldse? Vaata, Juhan, olukord on nüüd muutunud. Perekond Sooberg saadetakse Eestist välja ja sina pead hakkama ka asju pakkima. Aeg on vähe järelejäänud. Ole mõistlik, no. Mind saadetakse Siberisse ja mina pean veel mõistlik olema. Kuule, kas sul ikkagi kahju ei hakka, et mind ära saadetakse? Kus sa siis oma peatäid käisid välja magamas? Alles eile käisid sa siin oma ranget peavalu kurtmas. Sa oleks võid mul vähemalt värku anda, ma oleks oma asjad kokku saanud tatsida. Tahtsid siia veel põõlutama jääda? No vaata, ega mina ei ole süüdi, et need Vene võimud on niimoodi otsustanud ja see meie Partur teie nimed kirja pani. Mind seal ei olnud ja mina pean ainult käsku täitma. Vaata siis täidab, aga mina lähen võtan praegu hobuse eest ära ja panen ta talli ja siis hakkan alles asju panema. Kuidas? Ütlen aine, et ma lähen võtan hobuse eest ära, panen ta talli. Ei saa, küll Aksel ise seal väljas toimetab. Oota nüüd. No aga kes meil loomad siis tallitab üldse? Mina talitasin hommikul vana ära, mul ei olnud und. Aga kuule, Akslile peab ikka sõna jätma, et ta loomi mitte nälga ei jätaks. Ma ise ütlen Akslile, vaat seda Parturit ei saa usaldada. Nüüd ta läks ka sõdurite salgale teejuhiks, et Arnold põldu kinni võtta. Ei tea, mis selle Arnoldiga juhtus, et ta nii äkki mees muutis, ma ei mõista. No ta Arnold on üks õige Eesti mees, mitte niisugune, kes laseb ennast siin tiirist tõmmata. Me oleme Arnoldiga eluaeg olnud lähedased sõbrad ja masinaühistu asju ajanud. Tal oli korras talu. Tema aitas küla asju settida ja seada. Ainult siis, kui teda sinna Vene vägisi aeti. Ja seal oli ta siis selle Eesti laskurkorpuses kindral Parnat käskjal. Ja pärast seda järelikult siis teda vägisi siia vallamajasse tööle pandi. Aga ta on siiamaani aidanud
Eesti asja ajada. Kuradis soldat lõi mulle püssikabaga vastu jalga. Ei tea, kas nüüd on paistel läinud või? О чем он говорит? Ничего особенного. Ну, смотрите. Juhan, katsu nüüd naisi aidata. Sõduri ütles ennist, tuleb kauge sõit külmal maale. Varuge hästi palju sooja riideid ja toitu kaasa. Peaks ainult, et varad selles kaarlate käest pääseks. Ma pean siis midagi, kas olete midagi juba jõudnud? Ma lähen rakku mõtta veel midagi. Kuule, ema, võtame kaasa ka selle kohviveski, et saaks Siberis head kohvi jahvatada. Tuleb kodulõhn meelde. Jumal, mis hullu juttu sa ajad. Siberis ei ole ju mitte midagi muud kui ainult tee ja undijala vesi ja samovar. Kus sa seal kohvi jubagi saad? Sain midagi siia panna, midagi ei oska panna, aga ega me siis sinna purrema ega ei lähe. Me peame ikka edasi elama. Ma pean võtma veel oma tööriistad kaasa. Kõik puurid ja labidad ja saed ja kirved. Ega siis mina sinna labidameheks küll ei hakka. Igal pool on vaja ehitada. Ma võtan need asjad kaasa. Vaatad, mis veel võtta annab. Куда? Сколько раз надо сказать, что нельзя выходить? Ma ütlen neile, et ma lähen võtan tööriistad ja panen... Поймешь, что ли? Kell on juba 5:30. Kuus peab olema vallamajas. Kiirustega hakake asju ruttu meele kanda. Kuidas nii kiire? Ma ei ole mitte midagi ju veel eetet seal kokku pannud. Mis on? Mul süda nii valutab Helga pärast. Ta oli ju siin nimekirjas. Aga äkselt ta Paide nimekirjas ei ole. Viimati pääseb veel. Annaks jumal, et ta pääseks. Ma kirjutan talle kirja ja jätan selle Akslile. Siis ta saab teada, mis meiega juhtub. Pole hea kirjutaja. Aga ma arvan, et ka tema ei pääse. Kui need kaarnad oma saaki jahivad, siis nad jälgivad igal pool. Aga annaks jumal, et ta pääseks ikkagi. Aga kui ei, siis vähemalt Siberis saaks ikkagi kokku. Kui saame. Tule siin. Oleme veel hetkes koos. Ehk hakkab südamel kergem. Raske on ju oma kodust lahkuda. Vaikne keelakohakene, kõige kallim surmani, minu isamajakene. Отставить! Laul jätta. А это что за книга? А это эстонская освободительная война. Что? Это запрещенная книга. Все, время истекло. Собирайте свои вещи и уходим. И немедленно. Nii, aeg on minna. Võtke oma asjad ja kutsutage tuli ja lähme reedeni. Kas siis nii kiiresti? Запрещенную книгу читаем, да? Вы. Давай быстрее, шевелите. Иди. Hüvasti kodu. Hüvasti Eestimaa. Пошли. Lähme, isa. Выходить всем. Давайте лошадь. Давай. Liige reedeni. Так. Шевелись. Давай. Tütar tappa talgutele, jalgu jäigi tütrekene. Veli vägisi läks väkke, sai siis valessegi viimaks. Isa nii on ühel pool ja poja teisel, kus on süda. Vaeselt lapselt võeti viimne võimalus. Oh kuule, Jumal.
poisikesed pandi raudu, noored hinged seal ei pidanud vasta. Rahvale jäi nuttu põli, nukrad laulud, igatsus ja ootus. Siin on juba mulle ette jõutud. Anna andeks. Ma ei saanud sind hoiatada nende punasärklaste eest. Oma ausaid külaelanikke ei saanud selle partorgi eest kaitsta, ta keeras mul kõik mässu. Ja nüüd ta tuleb sinna Kaalivi metsa ka oma julgeolekupandega metsamendi taga ajamas. Aga noh, Juhan, ega mul siin ka pikka pidu ei ole, ma pean hakkama siin jalga laskma. Siin sa oledki! Sa ei jõudnud oma sõpra hoiatada! Vaata! Sa oled alati! See komu enam killadega ka määrusid ei länsi. Ja ma pean siit jalga laskma ka. Nüüd on Alle Rait metsa sõit. Meeles mõlkunud on mõtted, mõlkunud on meeles abi järel hüüded. Keelele on kandunud on keele peale valukarjed võikad. Küsitud, kas pole küllalt küsitud on hinged vastuseta vaevas. On ehk sealpool suur ja ainus, on ehk seal, et tema poole pöördu. Kas on keegi kusagil on keegi veel, kes vaatab ülalt alla. Oodatud on kaua oodatud on tema hoolt ja õiglast väge. See, kes vastust teab, see vaikib, see, kes teab, sest mis tal ometigi öelda. Kui ta oleks üle kõige võim, tal oleks kõigest üle, siis ta tuleks, aitaks. Ei ta oma jõudu hoiaks enesele jõudu, mis meid väeteid kaitseks. Jagaks kõigil õnnepäevi,
enne päevi jagaks heldelt omadele ikka. Õnnistaks ja annaks armu, ei ta pöörduks palujatest ära. Быстрее, быстрее! Kiiremini. Так, стой! Nii, seitse. Всем оставаться здесь. И до новой команды никуда не уходить. Istuge siia ja oodake, kuni uus käsklus tuleb. Я пойду сейчас к начальнику вокзала, а вы будете здесь дежурить и смотреть, чтобы все было под контролем. Понял? Jasno, jasno. Istuge siin ja oodake, kuni järgmine käsklus tuleb. Mis asja sa leevatamegi peaksid kogu aeg voomima süüa? Mis asja sa siis tegema hakkab, kui sul rongis häda tuleb? No kuhu sa sama tasu paned? Ta nüüd jälle tuleb. Kas me läheme siis rongiga või? Issand jumal, no kas sinu maistusesse pole ikka veel ära jõudnud? Meid viiakse ju rongitapiga Siberisse. Mis asja? Sinna kaugele külmale maale. No aga miks siis? Jumal, ja küll miks siis? Ei tea, kus meie Helga nüüd küll on. Kuule, näe see naine seal autokastis rääkis, et keegi oli visanud kirju kodust, et järsku on meile ka mõni kiri. Küsime ta käest. Kuule. Ega teie pole Maria Sooberg? Jaa. Üks noormees vallamaja ees andis mulle kirja. Seda me just ootasimegi. Ja ole hea laps, loe ette, mul ei ole ju prille käe pärast. Ongi. Kas on ikka Helgalt? Jah, see on Helga kiri. Tere, kallid kodused. Kirjutan kiiruga. Mind võeti kodus kinni. Aja on valve all. Istume vallamajas 2 naisega. Meid valvab Andres. Esimese vooriga ei mahtunud. Auto oli täis. Uus viimine tuleb õhtul Tapale. Loodame kokku saada. Kallistan. Helga. Partorg on maha lastud. Aga ta on juba ju teist päeva ilma söömata. Ma lähen räägin. Arvad, kus see ülemus läks? Ta läks jaama ülema juurde, ta tuleb varsti tagasi ja... Tule minuga kaasa, lähme vaatame. Räägi talle, et ma... Pärast tuleb, siis räägime, olege rahulikud, siin oota Juhan, et... See laskevad maha. Viljaseeme oleks vaja nüüd veel ikkagi läbi tuulutada. Adaraterrade teritumine jäi pooleli. Ja Haraldiga pidime veel minema uut traktorit ühistel ostma. Talupidajad korjasime juba kõik ühiselt raha kokku ja traktor osta. Aga nüüd võib ju terve see raha kaotsi minna. Kuule, aga ei tea, järsku kaotavad ühistud ka ära, kui need koloosid tulevad. Kes see seda teab? Ja kes see sellest enam hoolib? Aga no vaat, see oli küll nüüd ikka jumala kättemaks, et see vana punane lõukoer roosileht maha lastud. Või tema tuleb meid ausaid inimesi Siberisse saatma. Mille eest? Kus ema? Kas sõduril on kõrvad?
vene kõrvad ei võta eesti keelt vastu. Juhan, ma nägin siin mõni aeg tagasi imelikku und. Just nagu oleksin olnud trellide taga ja rotid vedasid puuri. Aga see puur nagu ei nihkunud edasi. Algul olid need rotid hallid ja pisikesed. Ja siis läksid järjest suuremaks ja punasemaks. Issand Jumal. Aga praegu ongi ju nii. Me istume trellide taga ja punased rotid veavad meid Siberisse. Kuidas see uni täide on meid kohe? Issand, milline õudne unenägu. Ongi. Harju, näe, see on ju seesama kott, mida me oleme kõik need aastad toas hoidnud alles mälestuseks sellest ajast, kui meie oma tallu tulime. Ma sain ju talu tänu sellele, et ma vabadussõjast osa võtsin. Ja Mari pani meile ju pulmakingiks selle sisse põrsa. Mäletad, Mari? Mäletan. Küll sest kasvas ilus suur siga ja lambatall oli ja lehmamullikas. Mõtle, kui pika maa nad maha käisid, enne kui me oma tallu saime. Ja nüüd ei ole meil loomi, ei ole maja, ei ole talu. Kas sa, isa, usud, et me kunagi saame veel tagasi Eestile? Et me saame veel kunagi tagasi oma talme? Ei, minu uskuma peab alati. No selline inimvastane valitsus ei saa ju kaua kesta. Näed, laulja ütleb nii. Sa vabaks Eesti meri, sa vabaks Eesti pind, siis tuisku ega tormi, ei karta Eesti ring. Meil merevood on vabad ja võimsad lühavad ja kodupinnal metsad meil vastu kajavad. Sa vabaks Eesti meri, sa vabaks Eesti Отставить песню! Слушайте мою команду. Kuulake käsklust. Начинаем посадку. Algab pealeistumine. Граждане села, фамилию, имя и отчество назову, возьмут свои мешки, поднимаются на платформу и входят в вагон. Kelle nimi öeldakse, võtab oma asjad, läheb platvormile ja sealt otse vagunisse kohe. Так, начинаем. Азама Евald Фердинандович и Азама Елга Эдуардовна. Провожайте, если надо, помогите. Так. Амбос Мета Адамовна и Амбос Валве Федоровна с детьми. Быстрее, быстрее. Kiiremini. Не тяните резину. Давайте. Нет же времени. Да, времени нет. Следующее. Соберг Йохан, Соберg Maria ja Sobberg Helmi. Ja, need oleme meie, aga meie nõuame, räägi talle ka, et meie nõuame, et meie pere peab saama kokku, pere peab kokku olema, ühte vagunisse peame saama. Ütle talle. Что он говорит? Он хочет, что точка тоже с ними будет. В общем,
Я должен идти. Вгоняйте всех, кто здесь есть в вагон, потом посмотрим. Так. No räägi talle ikkagi, kuule, et me... ülejäänud kõik vagunisse ja pärast seletavad selle asja ära. Kõik vagunisse ka. Ära rügi, ma lähen ise. Kuule, aga sealt tuleb üks auto veel. Äkselt tuleb meie Helga selle autoga. Helga! 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 Me oleme siin! Me oleme siin, tule, Helga! Helga, ei ole. Juhan, ole tubli! Hüvasti Eestimaa, tuleme tagasi, hüvasti! oota kannatlikult, kannatades oota ära, ajad halvad lähevad. Need, kes õiged viimaks jäävad, võidavad ju need, kes olid õiged. Au järjel olgu nemad, olgu au järje peal ja Eesti rahval meeles. Mälestusest ärgu iial kadugu kõik kannatuste aastad. Südamest ei kunagi ei keegi suuda välja tükke raiu. Rahvad killud laiali on laiali, kuid kildudes saab lipu alla tervik. Aeg kui tuleb, siis saab sinimusta valge kutset rinnas tunda. Tuules lehvib, siis me ilu kõneleb, me arm ja valu, et me hõimun elus. 1000 tormi selja taga, 100 sõda sangarid meist tegid.
hoolisid meist vägevad, kes väärivad vabadust ja õnn. Laulavad lastulekesed tuuled, laulavate kodu väravate lootes. Päevapäike püüab palju soojendada, hoida elu milju. Öö teab nõrka valgust anda radadel, mis juhatavad koju. Seni hoidke velled ühte velled vennakesed, õed ja kainukesed. Läbi aja ulatame hinge, jõuan teiega me palved. Üle sõja sirutame rahulipud, nad on aina valged.